Oleme keskusesse parima poe tiitlit andnud välja juba keskuse algusest aastast alates 2004. Selle konkursi eesmärk ei ole tegelikult tunnustada võib-olla kõige suuremat, parimat, popimat, suurima käibekauplust, vaid pigem tuua esile väikekauplused, kes sellise suure keskuse korraliku toimimise puhul on hästi olulised ja vahest ka teenimatult jäävad tagaplaanile. Nii et me püüame ikkagi süüda neid motiveerida just saamaks seda tiitlit läbi selle, mida nad ise saavad panustada kaupluses olles, ehk siis teenindustase, osavõtt keskuse ühistest asjadest ja initseerimine ka nendest. Nii et see on jah, pisikest ettetoomine, et me ei eeldagi kunagi seda, et siin võib-olla saavad selle võitjaks suuremad kauplused, kes tegelikult oma aud ja uhkus saavad mujaltki. Nii et see aasta, mis on raske aasta on olnud ja seetõttu on parimad eriti tunnustust väärt, et nad on selle raskel ajal ikkagi suutnud oma motivatsiooni üleval hoida ja head tööd teha ja nüüd lähmegi siis selle aasta 3. koha omaniku kaupluses õnnitlema. Ma tulen selle aasta parima poe puhul õnnitlema, et 3. koht. Palju õnne. Super! Teistmoodi teeme niimoodi lihtsalt armastame oma töö ja tee parem ja parem. Palju õnne! See on juba nagu hakkab harjumuseks saama. See aasta midagi teistmoodi teinud peale selle, et võib-olla võtsime lihtsalt rahulikult aega, et oli ka aega võtta. Et sätsime tooteid ja müüjad olid tublid. Tere! Me tulime teile täna külla. Mis te arvate, mille pärast? On selline asi nagu parima poe võistluse läbi aasta. Ja te olete hästi tublid sel aastal olnud. Väga raske aasta on olnud ja te võitsite selle asja ära see aasta. Nii et olete esimesed. Me andsime endast parima. Me ei tahtnud olla jälle 4. ja osalesime kõikides kampaaniates, sisustasime käibeid, jälgisime reegleid, nii nagu alati.